teie sealt alt vist küll väga ei näe, aga siin minu ümber tiirutavad juba esimesed sääsed. Kevad on käes, suvi on tulekul ja sellega ei ole ka nendest pääsu. No ma arvan, et me kõik tunneme sääskede osas üpris samamoodi ennast, et väga ega nad ei meeldi. Ja kusjuures tegelikult on ju ka päris palju mõeldud selle peale, et äkki saaks neid lihtsalt vähendada. Ja mõnes maailma kohas juba kasutataksegi siis sellist tehnoloogiat, et lastakse loodusesse viljatuks muudetud isaseid sääski. Need on siis geneetiliselt muundatud sääsed, kes ei saa enam ise järglasi saada. Need isased lähevad siis looduses, paarituvad emaste sääskedega, aga uut järeltulevat põlve ei ole. Ja terveks hooajaks on tegelikult sääskede arv siis tunduvalt väiksem. Aga miks siis juba meie seda ei tee? Või kas sellisel tegemisel võib olla ka mingisuguseid ootamatuid tagajärgi? No selle üle mõtiskleme täna. Ilmselt sääski ennast tõesti keegi taga ei igatseks. Aga loodus toimib sihukese ühtse ökosüsteemina. Et me oleme siin võrdlemisi suvalise lombikese ääres ja juba siin on näha tegelikult päris palju sihukest elurikkust. Me sattusime peale, kuidas siin on üks konn kudenud, siis nägime siin veel ühte sisalikku, ämblikku päris suurt ja siis ka neid sääsevastseid, keda me tegelikult otsima tulime. Ja tegelikult need loomad siis, kes looduses elavad, toimivadki niimoodi, et üks sööb ühted, see sööb veel mingit järgmist ja kui kuskilt üks vahelüli ära võtta, siis me ei tea, mis seal järgmistes ahela otstes siis toimuma hakkab. Nii et me ei ole päris kindlad. Võib öelda ka, et on tehtud selliseid eksperimente, kus sekkutakse ökosüsteemidesse ja see on iseenesest väga huvitav asi, mille peale mõelda, sellepärast et mida inimtekkeliste probleemidega nagu kliima soojenemine on nagunii võib-olla vaja hakata lappima selliseid auke, mis on ökosüsteemidesse tekkinud. Aga kas seda ka päriselt siis teha saab? Põhiline probleem on ilmselt see, et me tegelikult väga hästi neid ökosüsteeme ei tunne. Me ei tea, kui me sekkume, siis mis tegelikult need tagajärjed pikemas plaanis on ja vähemalt nii palju, kui me oleme praegu eksperimente teinud, siis on seda väga raske ette ennustada. Nii et kuidas siis jääb? Kas katsetame sääskedega? Eks me ökosüsteemidesse sekkume tegelikult väga palju nagunii. Et selline niidetud muruplats ei ole kindlasti selline looduslik nähtus ja siin seda mitmekesisust on tunduvalt vähem kui tavalises sellises puutumata looduses. Seega võiks ju arvata, et äkki vahet ei ole. Kui me nagunii juba sekkume nii palju, siis sekkume lihtsalt natukene veel. Ma ei tea. Ega mul väga head vastust ei ole ja ma ütleks, et tõenäoliselt mida vähem me sekkume, seda parem. Aga jällegi, nagu juba enne mainitud, siis võib juhtuda, et meil tekib lihtsalt vajadus natukene sekkuda nendesse ökosüsteemidesse. Aga kui see vajadus tekib, eks me siis seda teeme ja loodetavasti saame selles osavamaks, kui me praegu oleme ja ei keera kõiki tuksi. Aga mis puutub sääskedesse, siis mina vähemalt ütleks, et las nad olla. Meil on tegelikult päris palju variante, kuidas neid natukene vähendada. Esiteks kodudes võite vaadata, et teil ei oleks kuskil seisvat vett. Isegi mitte natukest niimoodi, et ma olen näinud ka mõne rehvi sees, kuhu on kogunenud vihmavesi sääsevastseid. Ja teiseks on posu erinevaid taimi, mida saate kasvatada. Et kui teil sellise muruplatsi asemel on erinevaid taimi, kus näiteks on siis rosmariini või piparmünti, küüslauku, saialille ja palju teisi, siis tegelikult paljusid selliseid lõhnasid sääsed eriti ei talu, nii et saate niimoodi ka natukene nende arvukust vähendada. Või siis võite loota ka lihtsalt selle peale, et teid sääsed nii väga ei tulitagi. Mõnel inimesel tuleb natukene vähem süsihappegaasi välja ja on leitud päris mitu sihukest geeni, mis mõjutavad seda, kui väga sääsed sind ihaldavad.
kahjuks ma ise tean vähemalt omast kogemusest, et mul nendega hästi ei ole, aga äkki teil on paremini vedanud. Olge siis mõnusad!